reipal sammul nädalavahetusele vastu minnes tegime õpilastega Hannes Võrno teksti mõnevõrra värviliseks. Pean tegema komplimendi Hannesele, ta on erakordselt võimsa õppimisvõimega sõber, ehk siis punusin küll tema erinevatest miniatuuridest õppematerjali, aga ma pean tunnistama, et see on isegi liiga hästi kirjutatud. Selle Hannes Võrno teksti pealkirja ma tegin ise kiusakalt, selles mõttes kiusakalt, et Delfiin, palun ei. Selles mõttes kiusakalt, et esiteks ma panin sinna kooloni järel jätkub lause väikese tähega, on ilmselge, et me ei saa enam rääkida lihtsalt valetamisest, kuna sellises olukorras on see lause pealkiri, siis me võtame nüüd tema järelt ära punkti. Me korrastame õigekirja ja sina, kallis sõber, kirjutad, mis on sinu jaoks just siin ja praegu kõige olulisim teema, probleem ja lahendus järgi kirjutades Võrno stiili. Ehk siis tee võimatut, ma võin kinnitada, et IT-kursandid, kelle 3 kursusega me oleme selle läbi teinud, said väga hästi hakkama Hannes Võrno moodi kirjutamisega. Nii. Me paneme esimeses lauses asjad õigesse käändesse. See ei ole enam küsimus mõõdust, mahust ega ajast, vaid olemisest endast. Nii, kääne õige. Ühtlasi on ülim rõõm tõdeda, et Hannes on ka armunud mõttekriipsudesse kui turvalistesse kirjavahemärkidesse. Selles lauses siin on pigem komakoht. Ei ole see väga hea mõttekriipsu parkimise plats. Mahust ega ajast koma, vaid olemisest endast . Mitmes kohas võtame ära lause algusest sesti ja ka sidesõna ja. Jaaga algavad piibellikud tekstid oma lausetes. Ja Jumal lõi maa ja taeva. Ühtlasi sestiga lause alustamine on meil hästi tavaline kõnekeeles. Kirjas iga asi tõsiselt võimendub, mis tähendab, et ärgem võimendagem kõnekeelset kirjakeelt. Jah, teeme nii. Kõik, mida sa usud, on ja kõik, mida sa ei usu, see valitseb sind. Usu kaudu luuakse maailmad, usu kaudu kukuvad impeeriumid, usu kaudu pannakse inimesed põlvili ja nimetatakse seda reaalsuseks. Pühakirjad, ajalugu, teadus, poliitika, kõik need on vaid erinevad usundid. Taandrida. Taandrea me saame niisuguse tagurpidi zorroga. Miks me seda teeme? Sellepärast, et esiteks sai selle koha peal läbi teksti sissejuhatus. Teiseks me ei panegi rohkem kui 2-3 lauset ühte lõiku. Liigendame
üsna helde käega. Lugejal on lihtsam lugeda ja mõte jõuab paremini kohale. Nii on see. Taandrida. Ühed usuvad kirjasõna, teised süsteemi, kolmandad andmeid. Kuid usk jääb. Usk on ainus tõde, mis jääb. Kui sa usud, et oled väike, siis sind juhitaksegi nagu dresseeritud looma. Kui sa usud, et oled vaba, siis isegi sinu kett muutub nähtamatuks, sest ära, kui tohib küll, tõeline, lause algus suure tähega, vangla ei ole raudtrellid ega tõkkemüür, vaid mõte, mida sa pead omaks. sa oled hästi välja õpetatud, on ja? Meid ei vangista võõras käsi, vaid et ei korduks sõna käsi ja et ei juhtuks selline äpardus, et järgnev lause osa on vale sõna koha juures. Vaadake, mis juhtub. Käsi, kes usuvad. Lähedased usuvad ja me teeme pisikese triki. Võõras käsi, vaid lähedased, kes usuvad, et nad teavad paremini. Korras. Vanemad, kes korrad õppisid valetama, kaotame siit ära Zorroga Taandrea, õpetasid lastele vaikimist ja nimetavad seda armastuseks, turvalisuseks. Nii on vaja. Õpime väljenduma läbi lillede, õpime küünlaid süütama jõulude ajal pimendavate kardinate taga, teate küll. Nõnda muutub tõde pärandiks, mida keegi ei tunnista. Kõik, mida sa koged, võib olla, lahus loomulikult, võib olla ja me paneme ühe lisasõna, võib olla teise tõe täielik vastand. Korras. Sinu valgus võib olla tema pimedus, sinu vabanemine, tema hirm, see ongi orjus. Taandrida ära Zorroga. See ongi orjus, geneetiline, põlvkondlik ja nähtamatu. See imbub sisse nagu hingamine, kuni sa unustad, ei ole taandrida, et tegelikult oled looja, mitte loodu. Nii. Korras. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, seetõttu ei ole väga upsakas, suureline ega praaliv ise ennast loojaks nimetada. Mida rohkem vastutust sa võtad, seda jumalam, seda jumalikum sa oled. Euroopa õukond mängib endiselt oma vana mängu. Nad maalivad rahvale pildi turvalisest maailmast, kus kõik on reguleeritud, tasakaalus ja kontrolli all. Ei kommenteeri. Aga selle maalingu all on pragusid, millest paistab läbi midagi vana ja ohtlikku, hirm kaotada oma võim. Nad teavad, et see, mis praegu toimub, pole juhus, see on tagajärg. Aastakümneid on loodud süsteemi. Süsteem ei ole kus, süsteem on mis. Kääname ta õigeks. Süsteemi, milles mugavus on saanud usuks, seadus on muutunud kilbiks ja sõna euronorm, selle me paneme jutumärkide sisse, sest kui me ütleme sõna nagu sõna, siis ta ongi jutumärkide sees ja see ei ole üldse meie suhtumine, vaid õigekeelsuse tõde, kokkulepe. Euronorm tähendab õigust teha ükskõik mida, kuni see on ilusasti vormistatud. Selle kilbi taha
on kogunenud terve plejaad ametlikke röövleid, et kalli ülikonna ja laitmatu sõnavaraga inimesed, kuna Hannes pani siia vahele, mul on see parandamata, Hannes pani siia vahele mõttekriipsu, siis me neid inimesi enam ei kääna. Pärast mõttekriipsu tuleb nimetav kääne. Kalli ülikonna ja laitmatu sõnavaraga inimesed, kes on oma moraali vahetanud privileegide vastu. See on olnud pikk ja lärmakas pidu. Bürokraatia on laulnud, raha on voolanud, väärtused on serveeritud nagu eelroog. Ilusad, aga maitsetud. Me ei alusta lauset sõnaga ja, vaid nüüd suure ennuga. Nüüd, kui torm läheneb, on nad korraga vait. Mitte tarkusest, vaid kalkulatsioonist. Nad teavad, et maailm muutub nende ümber ja ning ega või nende ette koma ei käi. See on üks, mis ei muutu, me võtame siit ja eest koma ära. Maailm muutub nende ümber ja nad on valmis end ümber nimetama, et jääda troonile ka siis, kui lipp on teine. 2 korda on meil siin sõna ümber, nüüd veel kuluks ära 3. kord ka. See vanker läheb ümber. Siis on 3. tähenduses ümber. Ehk siis ümber meie, ümber nimetama ja vanker läheb ümber. Tere tulemast eesti keelt õppima. See ongi praeguse hetke iroonia. Venemaal pole vaja. Me lisame sõna mitte, siis on eesti keele rütm austatud. Ehk siis Venemaal pole vaja mitte kedagi rünnata. Piisab, kui ta kõnnib ümber, vakrug. Eesti keeles me ütleme ümber kelle, ümber meie. Ja juba on hirmus. Õnneks on omad meid juba sedavõrd nõrgestanud, et võtta ei ole midagi, las kõnnib. Piisab, kui ta räägib otse nendega, kes seni kuulasid ainult Brüsselit ja ees koma ei ole, ja ütleb välja selle, mida siin peeti keelatuks. Pärast koolonit, et ei ole väga hea. Tõmbame maha, nüüd on hea. Peeti keelatuks kogu see süsteem, mis pidi kaitsma, on tegelikult iseenese pantvang. See hetk ei ole kus, hetk on mis ja me kääname ta alalütlevasse käändesse. See hetk, mil võim võib kaotada oma keele ja peab hakkama rääkima tõtt, mida ta ise on nii kaua varjanud. Ja siis ta hakkab süüdlast otsima, eks ole? Nad. Meil on muutunud hirmuäratavalt mitmekihiliseks sõna nad, nemad, they. Need on illuminaadid, need on Rockefellerid, Rothschildid, nad. Nad lõikasid meid paraadlikult voolujuhtmetest lahti, aga unustasid, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Toome alla. Aga unustasid, et omal generaatoritega akut pole. Oma enda maapõuevarad maeti müügilepingutega ja vahetati sitta jahvatavate tuuleventilaatorite vastu. Nüüd püüavad nad tühja seina kontakti oma jutupunkte toppida ja nimetavad seda energiapoliitikaks. Meie inimesed on väga seda meelt, et peaks olema Eestis ammu juba
tuumaelektrijaam. Lõpetagem olnud äparduste kartmine, meil on 21. sajand, meil on uus tehnika. Ei ole Tšernobõl, Ignalina, Fukushima ega ükski teine äpardus, meil on uus hea ilm. Palun jah. Me alustame järgmist lauset terviku moodustamise huvides lisasõnadega. Me oleme ainus riik. Ühtlasi me saame sedasi ikkagi iseennast ka riigi hulka oletada, arvata, loota, uskuda. Me oleme ainus riik, kus ajupuudulikkust nimetatakse strateegiaks. Tehke lapsi, kes muidu kõik me. Kui meil vastab asesõna küsimusele kelle, siis meie ütlemegi meie. Kes muidu kõik meie Eesti Vaba riigi võlad ära maksab? Ahoo. Uus lause algab ilma seestita, kui suure tähega, kui lõigata läbi need eurojuhtmed, mille kaudu on voolanud sõltuvus ja illusioon, jääb järele paljas valik. Paljas on pisut hämmastav sõnavalik, aga ta on hea, naked. Paljas valik, elu või surm, mitte riikide, vaid väärtuste jaoks. Ja ei ole see lause algus, siis on suure tähega. Siis selgub, kui vähe tähendasid kõik need sõnad. Ühtsus, demokraatia, solidaarsus. Need olid majaka tulekumas vilkuvad loosungid, mitte valgus ise. Tulemas on uus maailm, koma ei ole ja ees. Uus maailm ja õukond teab seda. Ta teab, et selles maailmas ei piisa enam sellest, et kuuluda õigesse klubisse või tsiteerida õiget deklaratsiooni. Uues reaalsuses peab igaüks otsima kohta, mitte hierarhias, vaid maastikul. Tere tulemast tegelikkusse. Tere tulemast vastutama. Tere tulemast iseendaks, poliitikukese kene. Lauset alustame sõnaga seal suure tähega ja paneme stepi õigesse käändesse. Stepis, tundras, kõrbes. Kuigi me oleme selle peal, ütleb õigekeelsus sees. Seal avaras stepis ei kehti enam õukonna seadused. Selle võib pigem kokku kirjutada seaduste liik, õukonna seadused. Seal maksab ainult tõde, millel pole logo ega loosungit. Tänan südamest, Hannes. Kirjuta veel ja ära nii väga õigesti kirjuta. Vähe on parandada, palju on kaasa mõelda. Inspireeriv on samal teemal oma tekstid kirjutada. Jõudu sulle, hea inimene. Kohtumiseni.